Selliseid tsitaate, nagu siin mainiti, on alati väga meeldiv kuulda, et tagasisidet Eesti riigis antakse pigem vähe, kultuuriline eripära, aga seda erilisemad on need positiivse tagasiside nupud, mis tulevad. Räägin siis lugusid laiast ilmast. Ma võtsin ära oma Nortali pusa, sest paljud nendest kogemustest on minu enda tõlgendus sellest, kuidas ma mingeid asju näen. Et siin väga palju võib-olla sellist nagu Nortali silti külge panna ei saagi. Et ma üritan seda üsna nagu neutraalselt ja kõrvalseisjana siis neid asju vaadata. Nagu näha, mul on hästi kiire, et ma isegi enda agendat ei ole suutnud või seda enda kirjeldust ei ole suutnud kokku kirjutada või siis, et ma ei suuda seda defineerida pärast 18 aastat Nortalis olemist. Olen olnud erinevates rollides, alates arendajast kuni siis arhitektini välja, viimasel ajal hästi palju nagu müügiga ja konsultatsiooniga tegelenud just nagu rahvusvahelisel maastikul. Ma olen tänases ettekandes üsna kriitiline, ehk siis siin võib olla nagu mingeid asju, mis tunduvad sellised, et just kui ma ütlen millegi kohta midagi halvasti, aga ma olen seda hästi sihilikult üritanud üles ehitada niimoodi, et ma ütlen asjade kohta nii, nagu need on. Et see, kuidas te seda tõlgendate, et kas see on nüüd halb või hea, kuidas see parasjagu on siis teie peades. Et pidage seda meeles, et ma ei ole siin ühegi siis riigi ülesehituse või lahenduse kohta ütlemas ei midagi halba ega head, vaid pigem proovin kirjeldada seda, kuidas need asjad on ja suhestada siis seda ka nende mõtetega, mis täna juba varasemates ettekannetes on välja öeldud. Nii, aga lähme siis kuskile minema. Mul on tänane ettekanne on jagatud 3 peatükki. Mul on lisaks nendele vaheslaididele ainult 3 slaidi, nii et slaide te näete üsna vähe, aga ma siis räägin selle võrra rohkem sinna juurde. Ja esimene peatükk on siis sellest, et kuidas üldse teenuseid luuakse mujal. Ma olen viimase, võib öelda vist 2 kuu jooksul üsna palju erinevatel konverentsidel käinud, ma olen saanud seal rääkida siis kohalike riigiametnikega, kui siis ka niisama kõrvalt kuulda seda, et mis nende probleemide väljakutsed on. Ja ma olen kuidagi nagu näinud, et justkui mingid asjad on vales kohas. Asi, mis kindlasti on vales kohas, on raha. Ehk siis, et justkui raha pole kunagi piisavalt ja see on sama asi, mis Eestis on sageli nähtud, et on mingis mõttes meie digiriigi nagu sütitaja olnud, et raha ei ole piisavalt, et siis me oleme hakanud automatiseerima, optimeerima, et asju efektiivsemalt teha. Küll aga on väga palju riike, kus raha on piisavalt, aga see on lihtsalt vales kohas. Ehk siis, et kuidas probleemi lahendada, me ei pea mõtlema, kuidas seda efektiivsemalt lahendada, vaid me palkame terve hunniku uusi inimesi ja ütleme, et nüüd ongi probleem lahendatud. Näiteks, kuidas mõningates riikides hinnatakse seda, et kui efektiivsed on pangad siis oma AML-i või anti-money laundering tegevustes, on selle järgi, mitte selle järgi, kui palju nagu rahapesu nad suudavad päriselt tõkestada, vaid selle järgi, kui suured nende AML-i tiimid on. Ehk siis, kui tuleb audit sisse, ütleb, et te oma rahapesu tõkestamises ei tee piisavalt palju, siis hästi lihtne lahendus on, et sa palkad 100 inimest juurde ja ütled, et aga näed, seal kõrvalpangal on veel väiksem AML-i tiim kui meil ja sa saad nagu rankingus ülespoole. Ja see ei ole nagu, see ei ole mingi asi, mis tuleb nagu kuskilt panga inimese suudest, vaid pigem ongi kõrged riigiametnikud, kes on selle asja nagu probleemina välja toonud, et nii ongi. Et me ei saa nagu täna siin midagi teha, sest see protsess on selline, et pankade rahapesu tõkestamise meetmeid hinnatakse selle järgi, kui suur on nende AML-i tiim. Nii.
Teine või veel üks mõte, mida ma sageli kuulen, on see, et aga Eestis on ju asju palju lihtsam teha, sest Eesti on väga väike. Kristo on ka seda kindlasti kuulnud hästi sageli, et kui sa lähed ükskõik kuhu vähegi suuremasse riiki, siis öeldakse, et aga Eesti on ju nii väike, et teil on kõik hästi lihtne ära lahendada. Ja sageli, nüüd me saame sellele tuua nagu sellise vastuargumendi või vastunäite, et mida Ukraina on väga lühikese aja jooksul teinud, olles nagu oluliselt suurem riik kui meie. Aga kõige selle foonil või selle taustal, minul endal on tekkinud küsimus, et kui palju kallim on ehitada rahvastikuregistrit Eestis versus riigis, mis on 10 miljonit elanikku või 50 miljonit elanikku. Et see asi nagu kindlasti ei kasva lineaarselt rahvaarvuga, et see valem on pisut teistsugune, ehk siis see 50 miljonit elaniku rahvastikuregister ei ole kindlasti nagu 50 korda kallim kui meie oma. Et seda peab kindlasti silmas pidama. Aga seda sageli nagu ei võeta arvesse. Siis võib-olla jälle nagu näide sellest, et mida ma näen, et kuidas raha on nagu vales kohas, on see, et paljudel riikidel on täna üsna suured luukered kapis. Ehk siis täitsa sellise nagu deputy ministri tasemel öeldakse välja, et jah, meil keldris on kuskil mingi kobolsüsteem või kobol jutumärkides, sest alati ei ole see kobol, see võib ka mingi muu proprietary värk olla, mis tiksub seal ja neelab nagu umbes $100,000 iga kuu. Aga me ei tea, kui palju selle asja nagu väljavahetamine maksaks. Me ei tea, mis selle tagajärjed on, sest see on nagu hirmus keeruline, mis seal kõik on. Ja keegi nagu poliitiliselt ei julge võtta vastutust selle eest, et öelda, et me nüüd hakkame seda asja ümber kirjutama. Me nüüd teeme selle investeeringu, et koristame seda asja ära sealt keldrist, mida keegi puutuda ei taha. Hoolimata sellest, et see tõesti nagu neelab suuri summasid iga kuu, see võimekus neid asju hallata kahaneb iga kuuga ja tõenäoliselt see hind nende asjade haldamiseks läheb veel ja veel suuremaks. Sageli need on üsna sellised proprietary süsteemid, mis siis teevad kõike, et nad on nagu laia funktsionaalsuse või laia vastutusega infosüsteemid, mida ongi raske välja vahetada, sest nad ei ole nagu kitsaks üheks eesmärgiks loodud, eks ole. Ja selle põhjus nagu osaliselt on ka see, et ei ole nagu sellist strateegilist visiooni, et kuidas üldse tehnoloogiat riiki tuua. Ma tean, see on asi, millest me oleme Kristoga varem rääkinud, et tal on mingi nägemus, et kuidas üldse sellist buy versus build nagu ülesannet lahendada. Kui me võtame sisse ka näiteks vabavaralised lahendused, siis ka sellel on väljakutse, et kes siis neid kunagi haldab, et võib-olla see ei olegi väga levinud vabavaraline lahendus või mis siis saab, kui see ühel hetkel keerab endale litsentsi peale, nagu näiteks on juhtunud hiljuti Redisega. Aastaid tagasi on juhtunud juba iTextiga, millega siis ma tean, et mingite vanade versioonidega siiamaani täna tehakse PDF-e ja riigiasutused hoiavad seda justkui pilpa peal, et see on meie hea nunnu versioon, et me jumala eest ei uuenda seda. Me teame, et seal on mingid turvanõrkused, aga see jookseb nagu oma mingis enklaavis, et me ei pea nagu nende pärast väga muretsema, sest see oli see viimane tasuta versioon, mis sellest oli. Et selline strateegia on sageli puudu ja võiks arvata, et just suuremates riikides see strateegia on nagu paremini küpsenud või paremini nagu välja mõeldud. Aga millegipärast see nii ei ole. Ja üks põhjus, miks see nii ei ole, on minu hinnangul see, et sealne keskkond, kus need süsteemid jooksevad, on hoopis nagu mõõtmatult keerukam kui see, mis meil siin on. Ehk siis väga raske on kellelgi poliitiliselt see otsus teha ja öelda, et see on meie nüüd tehnoloogiline strateegia, sest need dokumendid, mida seal kokku pannakse, mida ma näinud olen, on hästi abstraktsed ja hästi üldsõnalised, et
mis jooksevad umbes nende radadele, et me peaksime koos mõtlema kõikide osapooltega, kuidas siis neid tehnoloogilisi valikuid teha, aga päriselt ei ütle, kuidas neid tehnoloogilisi valikuid teha. Ehk siis keegi on kuskil kirjutanud hästi suure siukse, ütleme siis nagu inetult, et bullshit generaatorist on võetud nagu dokument ja siis öelnud, et see on meie visiooni dokument. Aga see, mida see dokument siis nagu päriselt ütleb, nende jaoks on see kvaliteet teatud koha peal, aga kui mina seda dokumenti loen ja võrdlen seda just nagu Eesti selliste strateegiadokumentidega, siis ma saan selgelt aru, et see latt on hoopis teise koha peal. Meie nagu suudame hoopis konkreetsemalt seda visiooni kirja panna, sõltumata sellest, kas meie visioon on sama teostatav või mitte. Et alati ei ole. Et ka need Eesti strateegiadokumendid on vahel hästi, kuidas öelda, kaugele vaatavad, seavad lati hästi kõrgele, et me saame aru, et me ei tee seda ära, aga sellest hoolimata see asi on nagu konkreetsem. Nii, ja kõige selle tulemus on tegelikult see, et kuna neid suuri otsuseid ka sellisel tasemel ei julgeta teha, siis tehakse neid palju väikeseid otsuseid ja tehaksegi sellised otsused, et ma teen enda avaliku sektori orgi jaoks mingisuguse lahenduse ära, panen selle keldrisse tiksuma, aga kuna mul ei ole inimesi, kes seda oskaks teha, siis ma ostan selle mingisuguse korbi käest, ostan mingi proprietary asja, mis tiksub ja minu inimesed saavad leevendust, eks, et see probleem nagu laheneb ära. Ja pikaajaliselt selle asja tulemus on see, et igal riigiasutusel on lihtsalt hunnikus mingeid pisikesi süsteeme kuskil taga, mis on nii-öelda projektipõhiselt juurutatud, et nad on toodud sisse, pandud käima ja ongi kõik, et keegi tegelikult enam nagu 5 aasta pärast ei tea, mis nendega saab. Et ka täna siin on toodud välja seda teenuste ja tarkvarasüsteemide elukaare haldamise olulisust, et see nagu selgelt meie täna räägime, et see on vajalik. Paljudes riikides isegi sellest ei räägita, et see on vajalik, vaid seda aktsepteeritakse seda olukorda kui paratamatust. Et meie keskkond ongi nii keeruline ja me peame sellega siis toime tulema ja lahendus on selleks see, et teeme nagu mingid oma väikesed asjad. Identiteet või digitaalne identiteet, sõna, mis mulle üldiselt ei meeldi, ma eelistan rohkem sellist digitaalse identiteedi verifitseerimise temaatikat, on võib-olla väga kohane näide, et kuna väga paljud riigid täna sellega tegelevad ja kui me jõuame nagu keskkondadesse, mis on sellise föderaalse struktuuriga, et kui me vaatame suuri riike nagu Saksamaa, Kanada või ka Suurbritannia, siis seal on selge see, et see föderaalne kiht liigub üldiselt palju aeglasemalt. Nagu meie võime vaadata, et EU liigub palju aeglasemalt ja see tähendab, et need kohalikud allüksused siis või piirkonnad hakkavad ise samamoodi ka lahendusi leidma sellistele päris nagu põhimõttelistele digitaalse infralahendustele nagu digitaalne identiteet. Et nad hakkavad välja mõtlema, et kuidas nemad saaksid enda kodanikele digitaalset identiteeti pakkuda. Ja kui nad sellega jõuavad teatud kaugusele, siis neil tekivad kohe uued probleemid, et aga kuidas me selle siis föderaalsel tasemel nagu koos eksisteerima teiste asjadega paneme. Ja ma pean ütlema, et need on kõik riigid, kus tegelikult föderaalsel tasemel on sellest digitaalsest identiteedist räägitud juba kaua ja on tõdetud, et jah, see on vajalik ja me peame midagi tegema. Aga mitte keegi kuskil ei ole liikunud nagu sammukestki sellele teemale lähemale. Alles hiljuti ma olin ühes paneelis ühel UK konverentsil, kus siis küsiti väga otse paneeli liikmete käest, et kas meie riigis peaks olema unikaalne identifikaator kodanikel, et me saaksime oma teenuseid paremini pakkuda, et me saaksime ühe korraliku digitaalse identiteedi lahenduse sinna kokku panna. Ja
minu ees olnud 4 panelisti hämasid hästi ümmarguselt sellel teemal, kuni siis mina välisriigi kodanikuna sain öelda, et jah, peaks olema küll, et noh, Facebookil on ja Google'il on nagunii teie kohta identiteet või see unikaalne identifikaator, et noh, milles siin probleem on. Ja pärast paneeli siis üks teine panelist tuli minu juurde, ütles, kuule, et muide, et ma arvan ka, et peaks olema unikaalne identiteet või see unikaalne identifikaator, aga nad ei saanud seal seda asja välja öelda. Et selle võrra kuidagi see kultuur on hoopis teistsugune, et kui meie oleme täna siin salvestatud üritusel ja mina saan nagu üsna vabalt nagu kiunuda selle peale, noh, eks tagajärjed muidugi selguvad pärast, aga seal nad ei saa seda asja teha. Ja ühe näite ma toon veel. Hoopis suurem riik kui UK, suurem konverents ja oli sarnane selline küsimuste esitamine publikust läbi chati. Ja see tänane küsimus tegelikult, mida Madis siin ette luges, et kas Eesti riik peaks kõik oma IT-arendused tõmbama enda majja sisse, erasektorist üldse loobuma, oli minu esitatud. Ja ma esitasin seal hästi sarnase küsimuse sellel suurel konverentsil. See sai nagu teatud määral upvote, seal oli muidugi küsimusi oli rohkem ja selleks, et see küsimus nagu kindlasti jõuaks siis ette otsa, ma tegin seda pahandust, et ma seal incognito aknas tegin sinna veel terve hunniku upvote niimoodi, et see oli lõpuks top teine küsimus. Ehk siis see oli kindlasti nagu esimene küsimus küsiti ära, minu küsimus jäeti vahele ja mindi edasi. Et see oli liiga tundlik teema, et seda saaks laval arutada sellise fiktiivse debati käigus. Ehk siis see debatt ei olnud isegi tõsine, nad ütlesid välja, et siin meil lava peal on mõlemas lauas on siis üks avaliku sektori, üks erasektori esindaja, kes väitlevad enda seisukohtade vastu, siis võttes arvesse seda teesi, mis neil on üles pandud. Ehk siis see debatt ei olnud ka nende päris nagu seisukohti väljendav, aga sellest hoolimata seda küsimust ei võetud sinna lauda, sest see oli liiga terav. Nii. Ja ütleme selline teenusloome kolmas takistus on selline ülikonnad labida taga, kes alati ei oska seda labidat õigesti kasutada. Ja noh, ma pean disclaimerina kindlasti ütlema, et see ei ole nagu läbiv probleem, absoluutselt mitte. Aga me näeme seda ka ise nagu uudistes, kuidas riigid, kes ühelt poolt tulevad ütlevad meile, et tahaks digitaliseerida rohkem ja rohkem, aga eelarve on nii suur. Ja siis tuleb mingisugune uudis, kus minister tegi Google'iga suure 40+ miljonit lepingu, et mingisugust kitsast osa nagu nende siis infrast nagu parandada. Ja siis, kui seda artiklitel hakata edasi lugema, siis tuleb välja, et leping tehti põhimõtteliselt 2 kohtumise pealt, millest siis ühe jooksul demoti nii vägevaid asju, et ei saanud nagu ei öelda, eks. Et jällegi natuke nagu näide sellest, et raha on, aga see on vales kohas, või siis, et inimesed liigutavad seda raha, kes päriselt ei tea, mida siis vaja on. Et sellises olukorras muidugi väga raske on saada kommentaari nagu sealt riigiasutuste seest. Kui minister on otsuse teinud, siis seda ju naljalt ei kritiseeri, aga samas on tulnud nagu vastukaja selle sektori inimestelt, keda see asi puudutab, et nendega nõu ei peetud ja nemad selles nagu suurt väärtust ei näe. Siuke raske. Nii. Teine peatükk on midagi, mis mina õppisin väga tugevalt ise sellest, et ma käisin kuskil teistes kultuurides ja kuulasin seda, millele nemad keskenduvad just erinevaid arutelusid ja diskussioone pidades. Nii.
ja millest seal nagu hästi palju räägitakse, on equitability. Teeme väikse polli publikust, et kes saab aru, mida equitability tähendab. Et kui inimesed räägivad, et me peame disainima, we have to design equitable government services. Mida see siis tähendab päriselt? Noh, Krista siin lehvitab, natukene saab aru, aga päris lõpuni mitte. Et minu jaoks üks mu kolleeg tegi selle kohta väga hea definitsiooni, et equitability ei ole nagu võrdsus. See ei ole see, et me anname kõigile võrdsed võimalused, eks ole. Vaid see on pigem see, et me loome kõigile võrdse alguspunkti või võrdsed võimalused nende teenuste tarbimiseks. Et justkui kui meil on jooksuvõistlus, et siis me muudame seda jooksuvõistlust niimoodi, et need, kes vajavad, need on natuke eespool ja need saavad teatud eelise sellel jooksuvõistlusel ja need, kes siis on tugevad, terved ja kiired, need on kuskil kaugemal. Et me muudame seda stardipositsiooni justkui kõigi jaoks. Nüüd see on kõik tore, aga sellel on hästi palju nagu puudusi ja miinuskohti. Et esiteks, kuna me räägime kogu ühiskonnast nagu läbivalt, et siis see mitmekesisus on seal, see on äärmiselt lai, et seda stardipositsiooni kõikide jaoks muuta sobivaks on äärmiselt raske. Ja teine takistus on kindlasti selline privaatsus või data privacy. Et me võime seda stardipositsiooni kohendada, aga tegelikult me ei tohi rääkida nagu sellest, et mis kellegi probleemid üldse on, et üldse me saaksime aru saada, et kuhu me seda stardipositsiooni peaksime nihutama. Sealsed, ütleme, igasugused digiüksused on teinud ka selle kohta erinevaid uurimustöid, et kuidas siis üldse inimesi aidata. Et kas me peaksime keskenduma vanematele elanikele, kellel võib-olla digivõimekused ei ole nii head, kas me peaksime keskenduma finantsraskustes olevale elanikkonnale, kellel võib-olla ei ole nii head ligipääsu just internetile või kellel ei ole seda telefoni taskus, et riigi teenuseid kasutada. Ja tulemus seal on see, et tegelikult nemad ka ei tea. Et vahel see inimene, kes reaalselt iga öö magab tänaval, leiab endale hoopis nagu, ta leiab selle viisi, kuidas neid digitaalseid riigiteenuseid kasutada ja ta ei vaja selleks mitte mingisugust abi. Ehk siis selles equitability mõttes me ei pea tema stardipositsiooni muutma, sest ta saab väga hästi iseendaga hakkama. Ja samal ajal on mingi teine inimene, keda siis sa võid kaugelt vaadates hinnata, et tal justkui peaks kõik eeldused olemas olema, et ta saab selle teenuse kätte ja saab seda tarbida, siis tema vajab seda abi. Et tema puhul me peaksime justkui seda stardipunkti nagu timmima. Kui ma olin terve hunniku neid reise ära teinud, siis ma olin tagasi tulemas siis üle Atlandi, siis Pariisis ma kogesin seda ise ka. Siin pildi peal on Pariisi lennujaama tualettruumi siis, ütleme, sissepääs. Ja pärast seda, kui ma olin umbes 24 tundi üleval olnud ja just tulnud mingisuguse 7-8 tunnise lennu pealt maha, siis ma üritasin värava juures minna sinna sisse ja hetkeks ma olin ikka nagu väga segaduses, sest esiteks ma ei saa aru, kus siin nagu see meeste tualettruum on. Mulle vaatab vastu silt, mis ütleb hoopis midagi muud. Kõik seinad läigivad kohutavalt ja selleks, et kuhugi jõuda, ma pean mitu korda kuskilt kohast nagu pööret sooritama. Ja sealt välja tulles oli täpselt sama olukord, et sul on nagu terve hunnik läikivaid seinu, sa oled magamata, sa oled väsinud. Ma ei saanud aru, kuhu ma pean minema. Ja siis ma mõtlen, et mina olen täiesti ühesõnaga, mul ei ole mingeid piiranguid nagu teenuste tarbimisel, et vahet ei ole, kas need on füüsilise maailma teenused või need on digiriigi teenused. Et kui sinna oleks nüüd läinud mõni ratastoolis inimene, siis ta saaks kindlasti väga hästi sisse, sest need koridorid on hästi laiad seal, et selle jaoks on kõik hästi mugavaks tehtud. Aga seal on justkui loodud täiesti tahtmatult mingid piirangud siis inimestele, kellest me võib-olla mitte midagi ei teagi, kes ongi kas valgustundlikumad või ei suuda sellises peegelduvas keskkonnas väga hästi näha või orienteeruda. Ja siit siis tegelikult ka küsimus, et kui me võtame nüüd
meie enda ID-kaardi näiteks, meie digitaalse identiteedi aluse, et kas see on equitable. Et kui me sellega alustasime nüüd, kes teab mitu aastat tagasi, 17, 18, 22 näed, siis sellel ajahetkel see kindlasti ei olnud equitable. Sellepärast, et digitaalsete teenuste kättesaadavus oli madal. Ja see näiteks, see võimalus, et inimesed said kasutada raamatukogudes avalikke internetipunkte ja said küsida inimeste käest abi seal, oli midagi, mis seda equitability tõstis, aga põhiline on see, et meie suutsime välja anda, või saime anda välja teenuse või hakata pakkuma teenust, mis ei olnud equitable esimesest päevast alates. Mujal räägitakse sellest equitability'st söögi alla ja söögi peale. Ehk siis sa ei saa oma teenust välja lasta enne, kui sa oled taganud selle, et see on nagu equitable. Ja see on väga suureks blokkeriks sageli igasuguste uute teenuste disainimisel. Et sellist väärtuspõhist lähenemist on teatud riikides rohkem. Mingis vaates mulle meeldib see. See on väga hea ja positiivne, aga teisipidi olles nagu näinud, kuidas Eestis, ma ei saa öelda, et sellele on silm kinni pigistatud, aga sellest hoolimata on kiiresti liigutud ja samal ajal on tagatud see, et see equitability oleks pärast nagu sinna peale ehitatud. Et see on võib-olla nagu parem ja efektiivsem viis, kuidas neid probleeme lahendada. Nii. Okei. Ja kui me võtame nüüd kolmanda peatüki, et kui me hakkame päriselt andmeid vahetama, siis see on võib-olla isegi nende teenusloome takistustest üks suuremaid blokkereid. Et kuidas Eestis, võtame hästi kiirelt kokku, et kuidas Eestis andmete vahetamise protsess käib. Tuleb üks riigiasutus, ütleb, et ma tahan uut teenust hakata pakkuma. Ta läheb kuskile portaali, kus ta sirvib välja, et kellel on need andmed, mida ma tahan. Et mul on vaja, ma ei tea, isiku aadressit, ma saan leida üles selle riigiasutuse või selle teenuse tegelikult isegi, kust ma neid andmeid endale saan. Kui sul on keskkond, kus on hästi palju väikeseid süsteeme, mis on loodud vajaduspõhiselt, siis tähendab, et seal on ka hästi palju dubleeritud andmeid ja sellist andmevahetust erinevate süsteemide vahel ei ole nagu algusest peale sisse ehitatud. Meil on vaja kiiresti minema saada, küsime ise need andmed, topelt, eks ole. Peamiselt sellepärast, et sellised nagu memorandum of understanding või andmevahetuslepingute sõlmimine võtab tohutu hulga aega. Et me võime küll selle asutusega kokku leppida, et jah, me oleme valmis neid andmeid vahetama, aga siis tuleb sisse mingisugune privacy board, kes seda asja 6 kuud menetleb ja tahab vaadata nagu minu organisatsiooni sisse, et ma neid andmeid õiglaselt ja korrektselt hoiaks ka veel peale kauba. Et see kontroll on nii nagu sellesse menetlusprotsessi sisse ehitatud. Et ilmselt nendel orgidel ei oleks midagi selle vastu, kui see privacy board käiks mul iga poole aasta tagant vaatamas, et ma kõiki enda andmeid jube hästi hoian. Sest see on ju see, mis on tähtis. Aga nad tulevad sisse sellel hetkel, kui mul on vaja uusi andmeid, mis tähendab, et peale seda poole aastast menetlemist tuleb veel mingi audit, mida menetletakse veel mitmeid kuud. Ja see, et mina saaks uue teenuse välja lükata, võtab lihtsalt selle tõttu nagu tohutul hulgal aega. Eestis teatavasti see protsess käib nagu pisut kiiremini, et see omavaheliste lepingute sõlmimine vajab nagu juriidilist sekkumist ja sellest nagu arusaamist, mis need tingimused on ja mis andmeid täpselt vahetatakse, aga tegelikkuses see võtab ikkagi nagu oluliselt vähem aega. Erinevad sellised keskmised ajad, mis on kulunud, mida ma olen kuulnud eri riikides, siis varieeruvadki umbes 6 kuust 2 aastani. Et kui me tahame uut teenust välja panna, et selleks, et me saaksime oma andmed kuskilt kätte, kulub 2 aastat.
Nii. Võtame selle ka siis ette, siis on nagu taust ka. Ja täpselt nagu ka Eestis ma sellega nii täpselt isegi kursis ei olnud, et kui Eestis need andmevahetuskokkulepped on mõnevõrra erinevaid, ehk siis ma võin küsida rahvastikuregistrist, et ma tahan nüüd kasutada isiku põhiandmeid siis kõikide oma teenuste pakkumiseks, eks. Või et ma loetlen ette, et milliste teenuste pakkumiseks ma tahan neid andmeid kasutada, siis paljudes riikides on hästi rangelt teenusepõhine. Et mina ei saa pakkuda teist teenust mingite andmete pealt, mis mul juba olemas on. Isegi sellisel juhul, kui mina näiteks riigiasutusena olen kogunud kodanike käest andmeid, siis ma olen need kogunud mingisuguse konsendiga pakkuda mingit konkreetset teenust. Ja kui ma hakkan mingit teist teenust pakkuma, siis ma peaksin need samad andmed uuesti küsima, sõltumata, kas need andmed on nimi, aadress või kontonumber, kuhu ma tahan raha kanda. Sellepärast, et see kodanik on andnud mulle selle nime, aadressi ja kontonumbri selle konsentiga, et ma pakun talle ühte toetust. Ma ei saa nende samad andmete pealt talle teist toetust hakata pakkuma. Et juriidiliselt ma saan sellest kõigest aru, aga tagajärg on see, et inimesed peavad sisestama samu andmeid uuesti ja uuesti, isegi olukordades, kus ühes organisatsioonis on need andmed olemas ja kodanik ise on need sellele orgile andnud. Nii. Siis Eestis sellise kokkuleppe järgselt sageli juhtub see, et öeldakse, et siin on XT teenus, kus sa saad oma andmed kätte ja siis riigiasutus, kes tahab andmeid tarbida, tõenäoliselt asub arendama oma teenust või oma infosüsteemi, mis neid andmeid sealt XT august siis oskab nagu pärima minna. See oli mingis mõttes nagu selline mindseti muutus. Ühesõnaga, mingites riikides ma ei saanud mulle tundus, et ma ei jõua inimestele kohale, kui ma räägin andmevahetusest. Sellepärast, et nad räägivad kuidagi hästi kiiresti, need jõuavad sinna, et vahetatakse nagu mingeid andmepakke ja vahetatakse nagu andmeid mitmete inimeste kohta, et justkui nagu selline statistiline andmevahetus, eks ole. Ja siis ma lõpuks nagu sain aru sellest, et kuna neil ei ole nagu sellist kanalit nagu XT, siis see andmevahetusmustrid ongi teistsugused. Et kui sul on kahe infosüsteemi vahel mingisugune otselink, siis on suurepärane, siis on kõik väga hästi. Aga paljudel juhtudel seda ei ole. Või siis sul on keldrisse mingisugune kobolsüsteem, mida sa ei taha juurde arendada, eks ole. Et sa võid talle andmed anda mingisuguses formaadis ette, aga sa ei taha talle nagu muudatust teha, et ta oskaks mingisugust interface'i otse pärida. Siis andmevahetus käib, võib öelda, et e-mailitsi. Kui minul on mingeid andmeid vaja, siis ma saadan e-maili teise riigiasutusse, ütlen, et meil on kokkulepe, et me võime andmeid vahetada, ole hea, nüüd pane selle isiku andmed sinna meie kokkulepitud turvalisse kanalisse. See turvaline kanal sageli on SFTP. Ja need andmed, mida vahetatakse, ei ole nagu mingisugused statistilised andmed viimase poole aasta või 3 aasta kohta, et ma küsin, et näiteks, et palju minu piirkonnas on põllumehi, kes kasvatavad kitsi. Et ma tahaks kõikide selliste põllumeeste listi saada. See ei ole selline nagu statistiline päring, vaid pigem on see, et mul on üks isik, kellele ma tahan teenust pakkuda, mul on vaja teada tema haridusandmeid või tema terviseandmeid. Ma nüüd tahaks, et keegi nüüd kuskil teisel pool protsessiks selle päringu ära, siis ma saadan selle kohta e-maili, keegi otsib need terviseandmed või haridusandmed välja, pakib nad teatud formaati kokku ja tõstab mulle SFTP serverisse. Ja mis tähendab, et need andmetest tekib nagu tohutul hulgal koopiaid. See sama protsess töötab ka näiteks justiitsvaldkonnas, kus siis igasugused uurimisraportid ja case failid saadetakse siis politsei käest kohtusse,
kui kohtus tehakse sinna mingi täiendus, siis see jälle umbes pakitakse kokku, saadetakse sinna politseisse tagasi. Politseile muidugi on oma infosüsteem, kus ta seda kõike haldab, aga lihtsalt seda asja vahetatakse üle mingisuguse lihtsama kanali, kui nii võib öelda. Ja see tähendab, et nad mõtlevad nagu andmevahetusest hoopis teistmoodi. Et kui me hakkame seal isegi neile rääkima, et mis asi XD on, siis nad ei suuda seda nagu enda pilti panna, sest nende jaoks alati see request jääb nagu alles. Et ma siis helistan kellelegi, ütlen, et mul on neid andmeid vaja, siis see inimene paneb sinna XD-sse need andmed, jah. Tegelikult ei käi ju niimoodi. Et meie riigis see käib hoopis teistmoodi. Hoopis huvitav nähtus on veel ka see linkage teams, mis siis tuleb mängu nagu sellisel juhul, kui minul on vaja saadagi täpselt siis ühe inimese haridust ja näiteks terviseandmeid, et talle mingisugust uut sotsiaalset hüvitist maksta, et kontrollida mingeid fakte, nagu me ka näiteks enda Sotsiaalkindlustusameti süsteemides sageli teeme. Me kontrollime fakte, et ega ta parasjagu täna vangis ei ole, mitu last tal on ja kas kõik ta lapsed õpivad. Et selleks, et selliseid andmeid kätte saada, siis tuleb tõenäoliselt teha päringud erinevatesse riigiasutustesse, kes neid andmeid hoiavad. Ja kuna neil ei ole ühtset identiteedisüsteemi, siis mingit pidi tuleb need andmed kokku ka panna. Eriti, kui ma veel pärin andmeid siis rohkemate isikute kohta, et ma tahan siis nagu enda siis haldusüksuse kohta saada andmeid, et mis on inimeste haridustase ja kui palju nad makse maksid näiteks, et mingit statistilist analüüsi teha, siis kuna seda identiteeti ei ole, siis meil on iga inimese kohta on parimal juhul on nimi ja sünniaadress või sünniaeg ja sageli see nimi ei pruugi ka väga usaldusväärne olla, sest see sõltub sellest, et mida inimene ise sinna süsteemi registreerides on sisse pannud. Et nähtus, et inimene on erineva nimega nagu erinevates registrites, on äärmiselt tavaline. Ja siin tuleb mängu linkage teams, kes siis võtab kõik need vahvad andmed erinevatest kohtadest kokku ja lingib nad siis teatud usaldusväärsuse järgi ära. Ehk siis nad ei tee hästi lihtsalt nagu ID-matchi, vaid pigem nad võtavad selle nime, sünniaja ja võib-olla veel mingid parameetrid ja ütlevad, et 90% tõenäosusega need 2 kirjet on samad või 70% tõenäosusega need 2 kirjet on samad. Ja mida siis ise nende andmetega peale hakkad, see on juba sinu teha. Et see nähtus on minu jaoks nagu täiesti ulme ja see on kõik selle pärast, et põhimõtteliselt lahendada seda probleemi ära, et kui meil ei ole unikaalset identifikaatorit erinevates registrites, et kuidas me siis need asjad kokku paneme. Kui meil ei ole isegi unikaalset identiteeti kõikides registrites, ehk siis, et ma võin minna ja iseenda nime sinna kirjutada ja kui ma teen typo, siis nii on. Ja nemad peavad mulle ikka teenust pakkuma, eks. Et nad ei verifitseeri minu nime andmeid mitte kuidagi. Nii, see natuke läheb nagu sinna identiteedikriisi juba sisse, aga tegelikult see probleem on veel laiem. Et olen kuulnud ka lugusid, kus sellise National Health Cardi saamiseks sa pead tegema enda konto. Ja see on siis kaart, millega sa oled haiglasse, see tõendab, et sul on mingisugune tervisekindlustus olemas ja saad terviseteenuseid. Aga kuna sa teed ise selle konto, et siis olen kuulnud lugusid nagu riigiametnike poolt, kes ütlevad, et me tegelikult ei tea, et ühel inimesel tohib olla ainult üks see kaart. Et teoorias nad võivad mitu kontot sinna teha, ja mis on ka nagu erineva nimega. Või siis lugusid sellest, kuidas mingisuguse hüvitise saamiseks sa pead siis tõestama ära mingit fakti, mingit enda kulutust, eks ole. Ja siis on riigile esitatud see kulutõend, mille peal on sisuliselt sama nimi ühetähelise erinevusega, mille taga on täpselt sama emaili aadress, aga tõenäoliselt maksti sellele inimesele 3 korda seda hüvitist välja, sest tegelikult ei saa nagu 100% öelda, et see on sama inimene. Sest ta taotles 3 korda, eks,
ja justkui nimi oli nagu natuke erinev, et võib-olla on ikkagi 3 erinevat inimest üle. Ja kui sa lähed siis sellisesse keskkonda mingisugust, ükskõik millist teenust looma, rääkimates veel nagu digitaalsest lahendusest, siis sa ei saa nagu toetuda mitte millelegi, kui me räägime nagu kasutaja identiteedist. Et põhimõtteliselt sul on täpselt sama keskkond, nagu sa pakuksid riigi teenuseid Facebookis. Et igal ühel võib olla nii palju aliasi, kui ta tahab, et ta võib täpselt need pildid üles laadida, mis ta ise tahab. Ja jah, seaduses on justkui kirjas, et valeandmeid ei tohiks esitada, aga sellest on ka nagu raske kinni võtta, eks ole. Et seda ei tehta ja seda ei kehtestata siis nagu piisavalt tugevalt. Nii. Mul on siin 6 punkt, millest ma ei mäleta, mida ma rääkisin. Ja siis, et siin on ühelt poolt on nagu terve hunnik nagu piiranguid, mida on nagu huvitav kuulata või näha, et mis seal siis toimub, aga samal ajal me näeme, et mida nad nagu täna teevad selleks, et neid piiranguid eemaldada. Et üsna hiljuti anti siis sisse üks seadusmuutuse palve, millega siis antakse teatud meie nagu RIA-laadsele organisatsioonile õigus digitaalse identiteedi loomise eesmärgil koguda ükskõik milliseid andmeid isikute kohta. Nüüd ma seda sõnastust ei ole nagu täpselt 100% nagu kaevanud sisse, aga esiteks mulle juba tundub, et selle antakse nagu natuke liiga palju õigusi. Et neil on mingi probleem, neil on vaja see kuidagi ära lahendada, lähme siis nagu selle tankiga ja lükkame selle, anname siis nagu kõik õigused sellele ühele orgile ja ütleme, et nüüd te saate teha digitaalse identiteedi. Koguge, milliseid andmeid tahate. Aga seal on see rõhk on sõnal just nagu sellel andmete kogumisel. Et kuna nende seadusandlus on ikkagi, ei luba neid andmeid nii kergesti jagada, siis see tähendab, et ma võin luua oma digitaalse identiteedi, anda sinna oma nime, aadressi ja sünniaja, aga kui ma selle digitaalse identiteediga kuskile sisse login, siis tõenäoliselt see teenus ei saa teada minu nime, sünniaega ega mitte midagi muud, vaid ma pean need andmed sinna uuesti sisestama. Riik lihtsalt saab öelda, et jah, see on kodanik. Okei, võib-olla paremal juhul läheb sinna nimi. Aga see on justkui nagu selline andmete jagamine isegi sellise põhimõttelise teenuse puhul nagu identiteet on nii raamidesse pandud, et sa peaksid justkui iga kord sisse logimisel konsenti küsima kasutaja käest, et kas ma tohin nüüd uuesti saata selle nime ja sünniaja sinna riigiasutusse, kuhu sa sisse logisid. Et sellist asja nagu, et explicit consent, et läbi selle, et sa logisid sisse, sa juba annad õiguse. Sellist asja ei ole olemas. Pluss siis rääkimata veel sellest, et me ei saa teha midagi, mis oleks unikaalne identifikaator kuskil, sest et kui inimesed seda asja jagavad, siis nad justkui, me ei saa olla kindlad, et nad teavad, mida nad teevad. Mis on ka nagu selline huvitav kontsept, et riik üritab kodanikke nii tohutult kaitsta, et me pigem ei jaga andmeid, las nad sisestavad need andmed ise, siis nad äkki teavad paremini, mida nad teevad. Ja kui need andmed, mida nad sisestavad, on mingid abstraktsed terminid nagu isikukood, siis me ei saa nagu üldse väga seda usaldada, sest inimesed saavad aru, mis see nimi ja aadress, aga et mis see isikukood on, ärme üldse nagu tee sellist loogi, sellist kontsepti. Nii. Jaa, et kogu selline kokkuvõttes siis kogu selle tulemus on see, et nendes riikides on tohutult kasvanud keerukus, nii seadusandlik keerukus kui süsteemide keerukus, kuni selleni, et riigiametnikud ise ka ei saa aru, kus nende andmed on,
millised süsteemid on kasutusel. Nad teavad jah neid süsteeme, mida nad igapäevaselt kasutavad, aga nii selget teadmist nagu meil on. Et kui me küsime näiteks, et kus on meie maksuandmed, siis me teame väga hästi, või kus on meie ettevõtluse andmed või kuidas identifitseerida ühte ettevõtet. See on ka nagu probleem, millega täna väga paljud riigid tegelevad, et ettevõttel on nimi, aga see vist ei ole unikaalne. Teatud juhtudel on ka mitu nagu sellist ettevõtluse registrit, mis tähendab, et sa ei saa nagu ainult ühest kohast teada, et kas see ettevõte on olemas, sa pead kõigi nendega nagu konsulteerima, et aru saada ja veenduda, et see ettevõte on päriselt olemas ja kellelgi on mingi esindusõigus selle ettevõtte jaoks. Et see on tekitanud nagu selle olukorra, kus see pilt on läinud nagu tohutult kirjuks ja millegipärast kõik aktsepteerivad seda. Nad ei ole väga rahul sellega, aga nad rahumeelselt aktsepteerivad seda, et see pilt ongi nii keeruline ja me justkui nagu peame sellega nagu toime tulema. Ja suurel kõrgel tasemel siis ühtegi olulist otsust ei tehta, et seda pilti nagu ümber lükata ja samal ajal madalamal tasemel on väga raske neid muutusi teha ja nad teevad neid muutusi enda liivakastis, mille tagajärg on see, et see keskkond läheb veelgi keerulisemaks. Nii, sellega mina lõpetan. Kas on kohe küsimusi? Mul ei ole seda äppi ees, need küsige, sealt tuleb mikker ka, vaata. Hallo. Jah. Selle identiteedi ja tuvastamise probleemi osas mul lihtsalt, olles ka algoritmi kuulaja, siis mulle lihtsalt lõi pähe, et see oleks ilgelt hea äri Veriffile. Jaa, see on tegelikult asi, kuidas, kus see Eestis ju algas? Eestis algas ju tegelikult nagu pankadest. Täna nagu pangad ei paku mingit identiteedilahendust. Nad kasutavad riiklikku lahendust. Et justkui, ma ei saa öelda algas pankadest, aga pangad olid nagu esimesed, kes vähegi turvalisema identiteedilahendused tõid turule, kui mis oli nagu beyond username ja password. Täna on nagu palju riike, kus sa saad logida kasutanime ja parooliga nagu sisse nagu riiklikesse teenustesse. Et see identiteedi verifitseerimine ei pea kindlasti olema nagu riiklik teenus. Ja see ei pea kindlasti olema nagu isegi nagu homogeenne, et see on nagu üks teenusepakkuja ongi kõik. Pigem on siin küsimus nagu usaldusväärsuses, et tänane tase usaldusväärsusest paljudes riikides on see, et su email verifitseeritakse ära ja siis next level on see, et sa pead minema postkontorisse passi näitama. Ja kui sa oled selle ära teinud, siis sa saad enda profiilile mingi linnukese nagu juurde, et sul on nagu verified konto. Aga sa ei saa selle verified kontoga väga palju midagi teha, sellepärast, et teenused nagu autoregistri keskus sinu juhiloa uuendamisel ikkagi küsivad uuesti, et kui palju sa kaalud või mis värvi su silmad on. Et asjad nagu, et see ei ole muutunud eelmisest korrast, et miks te seda uuesti küsite, aga nad endiselt teevad seda. Ja, et seal lihtsalt mul see mõte tekkis veel juurde, et ilmselt niisugustes olukordades nad tahes-tahtmata lähevad ikkagi sinna natukene selle jälgimisühiskonna suunas selleks, et sul lihtsalt, sa pead kasutama kaudseid meetmeid, et saada nagu enam-vähem tõepärast vastust. Kui see jälgimisühiskonna kamm kõrvale jätta, siis tegelikult mulle tundub, et see võib olla lahenduv läbi nagu niisuguste identiteedibrokerite kihi tekkimise, kes omavahel poolanonüümselt vahetavad sul identiteedi kohta andmeid ja siis see asutus, kes seda tõest andmesetti vajab, saab nagu erinevate allikate pealt kleepida selle asja kokku. See on ilge keemia, ilgelt nagu kasutur rapsimine, aga see tundub, et see läheb sinna suunas. Jah, ja see tõstab seda keerukust, eks ole, veelgi kogu selles süsteemis. Ja see jälgimisühiskonna hirm on seal igal juhul olemas. Kuni selleni, et sõnapaar nagu digital identity sa ei saagi nagu teatud kohtades välja öelda ja antakse nagu siiraid soovitusi, et kui te sellest tahate rääkida, öelge digital trust või identity verification või midagi muud, sest digital identity teatud ühiskondades tähendab seda, et kõik sinu tegevused
kõik sinu tegevuste ajal, see logi on siis koondatud ühte kohta, kõik sinu andmed on ühes kohas ja noh, see on täiesti nagu väär arusaam sellest, kuidas nagu Eestis asjad toimivad, et justkui nagu see vastutus on ühes kohas, tegelikult ei ole. Aga see sõnapaar digital identity sageli seda tähendab ja sellepärast siis teatud juhtudel tuleb sellest nagu meelega eemale hoida. Seal on veel üks küsimus seal poole ääres. Üks küsimus ja üks repliik. Kõigepealt repliik isikukoodi kohta. Küsimus on ka isikukoodi kohta. Eesti, kunagi ammu, kui meil oli riik veel taastatud, ei olnud, olid kodanike komiteed, ma ei tea, kui palju siinses saalis olijatest seda aega mäletab, kui me kõik oma Eesti Vabariigi kodanikke ja oma järjepidevust tuvastasime. Ja kui leiti, et anname välja isikutunnistuse, mis sai hiljem ilusa nimetuse Rumesseni pass, sellega koos käis väike diskussioon, mul oli ka seal au, ütleme, noore IT-spetsialistina osaleda, öeldi, et jah, teeme isikukoodi. Mina sain enda isikukoodi, kas see oli veebruar või märts 91, ehk siis mitu kuud enne taas iseseismust. Nagu ma siin kuulsin, see Euroopas see probleem, ei ole seni lahendust leidnud. Ja minu küsimus ongi see, ma nagu ei ole Eestist väljapool tegutsenud, kus suures osas vanas Euroopas selline ühtne isikukood on ja kus ei ole, et kas on olemas mingisugust väga kiiret riikide statistikat, sest minu hinnangul, kui seda ei ole, siis ülejäänud asi on, seda ka praktiliselt ei ole ikkagi. Sellega on üks huvitav asi, et seda ilmselt ei ole, mul ei ole seda kiiret riikide statistikat, kus see isikukoodi moodi asi on olemas või ei ole. Küll aga on teada, et paljudes riikides, võtame näiteks Saksamaal on väga suurel hulgal kodanikel mingi asi, mis on nagu maksunumber olemas. Ja seda ei tohi kasutada mitte kusagil mujal kui maksunduses, ehk juhul maksunduses on see üks digitaalne identiteet olemas. Seal sektoris ei teata mitte midagi sinu nimest ja sellistest detailidest, isikuandmetest, ehk siis tegeletakse ainult selle maksunumbriga, eks ole. Ja mul ei ole ütleme, isegi sellise lähenemise vastu, mul ei ole mitte midagi, kui riik teeb strateegilise otsuse, et meil nüüd siin sektoris on see unikaalne identifikaator on ühetaoline ja siin on teistsugune. Ja me teame, et me neid sektoreid kunagi nagu kokku panna ei saa või et väga raske saab olema neid kokku panna. Aga tulemus on see, et meil on nagu teatav nagu privacy läheb nagu paremaks. Et meie tervisesektoris on üks identifikaator, meil taxis on mingi teine identifikaator ja ma ei tea, sotsiaalsetes hüvedes on kolmas. Inimene ise seda teadma ei pea, et tal on see identifikaator. Meil peab lihtsalt olema usaldusväärne identiteedi verifitseerimise mehhanism, et me suudame selle isiku selle identifikaatoriga kokku panna ja siis me selle domeeni sees saame juba efektiivselt teenuseid pakkuda, sest seal me saame seda identiteeti omavahel matchida. Aga selles suunas tegelikult ei liiguta, sest endiselt see hirm on nii suur, et me ei saa isegi sellist unikaalset identifikaatorit sinna sisse võtta. Võib-olla üks huvitav näide või sarnast asja on teinud tegelikult Filipiinid, kes on loonud siis endale mingis mõttes nagu XD sarnase andmevahetusplatvormi, aga nad rakendavad seda nagu selgelt domeenide või alamdomeenide piires. Et jälle nagu e-tervis vahetab oma andmeid mingis oma domeenis ja siis justkui teised sektorid, siis neil on nagu oma võrk. Et nad ei ole nagu omavahel nii hästi integreeritud, mingis mõttes see sarnaneb nagu kuidas Eesti Soomega vahetab. Et kui sul on vaja nagu domeeni üleselt andmeid vahetada, siis selle jaoks on juba mingid täiendavad protseduurid või hästi kitsad kanalid, aga samas selle võrgu sees sa saad hoopis efektiivsemalt andmeid vahetada. Et neid lahendusi, neid häid näiteid on erinevates riikides väga palju, aga ühesõnaga, aga neid probleeme tundub, et on rohkem kui Eestis. Nii, tahab keegi veel midagi küsida? Ahah. Jah, näed, ja loe ette muidugi.
Mida võiks Nortal riigis täna riigi ees teha, mida täna ei lubata või võimaldata? Kas see oli Eesti riigi kohta, et mida võiks Eesti riigis teha? Või täna, kui täna riigis? Ja no mida võiks teha? Ma ei teagi, kas on mingid sellist asja, mida täna ei lubata teha. Natukene on tõrge sellist ütleme AI kasutuse osas, aga ma ei tea, kas see on nagu asi, millest me tahaks nagu üle astuda või hüpata nagunii, sest me peame nagu veenduma, et ühesõnaga, et riik liigub väga heas suunas, õiges suunas. Täna ka Siim rääkis just ka nendest tellitud serveritest ja kõigest muust, et riik läheb nagunii selles suunas, me ei saa seda asja kiiremini liikuma panna. Et kui see soov kuldkalal oleks võib-olla see, et me saaks mingeid asju kiiremini liikuma panna, siis oleks äge, aga siin me juba võitleme nagu maailma vastu, mitte ainult, siin ei ole nagu Eesti riigi nagu sisemised tõrked, vaid on mingid suuremad geopoliitilised probleemid. Nii, kas on äpis kuskil veel midagi? Võta mikker ka, siis on online'is, võib-olla meil on 5-6 inimest vaatab online'is käi. Juba see küsimus läks nagu Nortali ja ärisektori ja riigi vahelise suhte peale, siis ma küsin niipidi, et kui sa nüüd olles erasektori esindaja ehitad valmis teenuse, mida sa hanke tulemusena pakud 4 aastat näiteks ja tulenevalt meil kehtivast riigihanke seadusest teoreetiliselt peaks 4 aasta pärast käima järgmine konkurentsi tsükkel, võib juhtuda, et keegi teine pakkuja peaks seda edasi pakkuma hakkama. Et kas sa oled mujal näinud sukeldumata Eesti iseloomu, et kas siuksed siirdemomendid on üldse nagu mõistlikud ja mõeldavad või on lihtsam sul visata see vana teenus põõsasse ja tellida järgmiselt tegijalt järgmine teenus? Seal mõeldakse sellist nagu projektipõhist lähenemist on rohkem. Just, et kus see nagu visatakse põõsasse, et ma näen ikka, võib-olla ma ei ole nagu piisavalt sügavale veel sisse läinud, aga minu nagu tunnetus on see, et Eestis väga paljude süsteemide puhul sellist üleandmist järgmisele arenduspartnerile toimub nagu hoopis rohkem kui mujal. Et seal on pigem, et see teenusepakkuja on üks ja sa oledki nagu vendor locked selle küljes. Ja riik ütleb ka, et me tegelikult tahaks seda välja vahetada, aga et meile see vendor ei meeldi, meile isegi võib-olla see toode on okei, aga meile see vendor ei meeldi, midagi ei ole teha, et sa pead kas selle toote ka siis välja vahetama. Tõstetakse luukeredede hulka. Jah, et see läheb natuke sinna alla ja siis ongi see üks teenus nagu tiksub, millest lahti ei saada ja see teenus võib olla nii põhimõtteline, kui digitaalse identiteedi mingisugune nagu back-end portaal või mis seda tegelikult nagu identiteeti seal taustal pakub. Nii, ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina tänan. Ma tõttan umbes 5 minuti pärast edasi, nii et kes tahab veel vestelda, siis on 5 minutit või siis võtke minuga LinkedInis ühendust ja hea meelega võib lõunale minna. Aitäh!